proovin täna nüüd selle nurga lahti kaevata ja siis ka ära valada, ära siduda siit selle osaga, mis osaliselt tehtud on. Ja jah, ju siis ma ei tea täpselt, mis mul siin nurga sees ootab, sest otsaseina juures on ju laotud kivid sisse. Ju ma vaatan, kui kaugele ma lahti kaevata üldse saan, ilma et siin mingi väga tõsine takistus tuleks.
sügavalt sisse, et ei ole väga oluline. Puhkuse 4. päev, ikka jätkuvalt sajab. Mina tegelen vahepeal oma peamaja projektiga ehk siis kuurist elumajaks ja samal ajal kopp kaevab lahti kiviaida vundamenti. Kuna mul on sisuliselt kõik rauad toestuseks pandud, välja arvatud üks nurk, kus uks on veel lõpetamata, siis jõudsin sellele julgusele, et okei, ma julgen koppa kutsuda. Noh, tagant on üks serv muidugi ka poolenisti juba valatud, ehk siis tõeliselt toestatud, nii et jah, aga vihma sajab. Ehk pärast jääb üle.
järjekordselt töövalguse välja. Trepi valamine jäi natukene hilja peale. Siin tundub, et võib tunnikene aega veel minna, ehk ei lähe nii kaua. Aga igatahes kõvasti 1-2 kihti, no maksimum 2 kihti veel. Ja siis on ta tehtud. Siis Aida serv kopaga lahti kaevatud ja praegu täna seda vaadates ma ei ole kindel, kas see mu tööd üldse on kergendanud, sest tulemuseks on see, et see kaevis on vett täis, eile sadas. Ei ole võimalik tellida, et tule siis, kui päike paistab, inimene tuleb siis, kui tal aega on tulla, on ju, kui sa kedagi tellid. Ja need välja tõstetud hunnikud on täiesti läbi vettinud läbisegi kividega. Ma pean need kiiresti ära vedama, välja sorteerima kivid, et oleks võimalik seda kaevist katta nende katuse sindli detailidega, mis väldib üsna edukalt selle, et vesi sinna otse sisse sajab, sest ma ei saa ju praegu siin mitte kui midagi teha. Nii et edu mulle! Olen tänaseks esialgsest masendusest, võib öelda, toibunud. Kaevasin siin, süvendasin ja viimistlesin seda vundamendi süvendit. See, mis siin otsas on, see on väike Emajõgi. Ma loodan, et ma suudan tänase päeva jooksul, kuigi ma küll ei kujuta ette, mismoodi see ajaliselt võimalik on. Vähemalt nii palju neid servi tasandada kuidagi eemale, et ma suudaks ära katta nende sindli tükkidega ülejäänud osa. Aga arvestades, et kell saab 4 ja mul on plaan hakata valama seda osa, mis on nüüd siis ette valmistatud, siis see tegelikult ei ole väga realistlik. Seekord panen natukene šalongit ka sisse ikkagi, kuigi ma ennem seda ei kasutanud, aga nagu ma viimases osas, mis ma nüüd viimati tegin, sain aru, ei ole väga mõistlik üle pingutada laiusega, see on lihtsalt enda töö ja betooni kulu. Nii et see osa, mis on siin enam-vähem minu mõtlemise järgi normaalse laiusega, ma ilmselt jätan ta rahule, aga seal läheb ta oluliselt laiemaks ja seda ma kavatsen nüüd küll piirata, sest see oleks kohutav, kui ma sinna peaksin ka selle betooni sisse valama ja raiskamine. Nii et rauad on panemata, šalong on panemata. Natukene võnilabida täis veel viimistleda ka ilmselt ja siis tuleb valamise maraton, sest kogemus näitab, et see on kuskil 4 tundi pidevat tööd. – 250 kilo betooni on kasutatud 10 kotti, nagu polegi midagi tehtud.